Friedrich Eberti fondi Sotsiaaldemokraatia Akadeemia selgitab sotsiaaldemokraatia olemust. See neiu on Mari. Ta õpib politoloogiat. Ta räägib oma sõbra Jüriga sotsiaaldemokraatiast. Jüril on sellest siiani olnud piiratud arusaam. Mari selgitab talle, et sotsiaaldemokraatia põhineb 3 põhiväärtusel: vabadusel, õiglusel ja solidaarsusel. Vabadus tähendab, et igal inimesel peaks olema võimalus otsustada, kuidas ta elab. Riik ja ühiskond ei tohiks sellesse meelevaldselt sekkuda. Sõltumata oma rahalisest kindlustatusest, haridusest ja sotsiaalsetest võimalustest võib iga inimene elada seda vabadust kasutades. Õiglus tähendab kõigepealt, et seaduse silmis on kõik võrdsed, olenemata inimese päritolust, peretaustast või soost. Aga õiglus tähendab ka, et Maril ja Jüril on samad võimalused, mis kõigil teistel, ning nende saavutusi ja vajadusi arvestatakse. Solidaarsus tähendab kõigi valmisolekut üksteist aidata. See on liim, mis hoiab ühiskonda koos. Üksnes nendest väärtustest siiski ei piisa, et nende põhjal konkreetseid harmoonilise elu reegleid tuletada võiks. Seepärast põhineb sotsiaaldemokraatia ka 2 inimõiguste konventsioonil, mille on sätestanud ÜRO ning mis kehtivad paljudes riikides. Jüri teab, et on olemas nii negatiivsed kui ka positiivsed kodanikuõigused ja vabadused. Ent milles siis on nende erinevus? Mari selgitab talle, et negatiivsed kodanikuõigused ja vabadused on kaitsvad õigused, mis kaitsevad teda sekkumiste eest. Positiivsed kodanikuõigused ja vabadused võimaldavad tal teostada oma kodanikuõigusi ja vabadusi. Liberaaldemokraatia nõuab, et negatiivsed õigused ja vabadused oleks alati eelistatud. Positiivsed õigused ja vabadused on tagatud ainult siis, kui need ei takista negatiivsete toimimist. Sotsiaaldemokraatias suhtutakse ühtviisi tõsiselt nii positiivsetesse kui ka negatiivsetesse õigustesse ja vabadustesse, sest muist inimesi ei saaks ilma positiivsete õigusteta kasutada ka negatiivseid. Mari selgitab seda negatiivse vabaduse õigus oma arvamusele näitel. Jüril on õigus väljendada oma seisukohti vabalt. Et seda õigust teostada, peab tal olema võimalus kujundada oma arvamust. Sellepärast on oluline, et tal oleks haridus. See on positiivne vabadus, mida rahastavad kõik kodanikud makse makstes. Teisisõnu, sekkutakse pisut inimeste õigusesse omada vara. Sel viisil on positiivsed ja negatiivsed õigused ja vabadused üksteist täiendavad. Jüri on nüüd avastanud sotsiaaldemokraatia täiesti uuest küljest. Ta tahab selle kohta rohkem teada saada ja kavatseb oma seisukohti tulevikus rohkem kaitsta. Demokraatia vajab ju demokraate. Lisateavet teema kohta Social Democracy Reader number 1. Sotsiaaldemokraatia alused. Autor Friedrich Eberti fondi Sotsiaaldemokraatia Akadeemia. Tulge meiega, Poliitika Akadeemia osakond, rahvusvahelise koostöö osakond.